joonestamise ruumis. Praegu tegelesime sellega. Nii, ja nüüd kui me mudelist jalga laseme, siis läheme paberi peale, siis selle jaoks on siin all vasakus nurgas valmis tehtud 2 layouti. Keegi ei tea, miks neid 2 on, aga igastahes on 2, et mõlemad näevad täpselt ühesugused välja. Et võib-olla on see vihje sellele, et neid layout'e võib mitu olla, et neid saab siia plussiga veel juurdegi teha, aga kui peaks vaja olema pabereid. Samamoodi saab nad siis ära kustutada siit, kui neid vaja ei ole. Nii, aga kui me layouti ette võtame, siis ülla, eks tekib mingisugune illusioon meil siia. Tekib mingi illusioon meil paberist. Ja see, kui sul, väga hea, kui tühi on. Illusioon esialgu on paberist ja tühjast paberist. Et see minul siin keskel näitab seda, mis seal mudelruumis on, see oleks asjade loomulik käik, aga kui sul seal mudelruumis on selliseid uitama läinud objekte, mis asuvad 600 kilomeetri kaugusel, siis muidugi neid on raske sealt leida. Jah, sa oled püsinud oma raamides. Nii, aga sul ei ole isegi paberimaagi asja. Mul oli, ma lihtsalt kirisin ära. Jah, et ära keri ära. Ja selle paberi saab siit ära kerida küll, kui millegi pärast see lõbu pakub, eks, et see suurendamine, vähendamine töötab siin samamoodi nagu mudelruumis ja see paber on siin selles suures layoutis üks pisikene objekt. Ja selle, et me oleme siis nii ära rikutud juba, et me usume, et see ongi paber, mis siin halli tausta peal see valge laik on. Ja selle paberi peale on siis näidatud katkendjoonega see osa, siis, mida ta trükib. Tegelikult ta muidugi seda ei trüki, sest ühtegi printeritega, paberitega ega midagi ei ole valitud selle layouti jaoks. Iga layouti jaoks tuleb valida need printerid ja paberid, seda me juba siin plottimisel tegime. Aga siin on siis üks huvitav nüanss veel, tähendab, siin on nüüd ainukene selekteeritav asi selle paberi peal on vaateports, ehk siis inglise keeles viewport. Ja see on siis nagu auk sinna läbi selle paberi sinna mudelruumi. Siia sellesse auku saab sisse minna, kui siin hiirega topeltklikk teha ja siis saab siin liigutada seda pilti, suurendada, vähendada, et lihtsalt nagu läbi paberi oleme seal mudelruumis. Ja siis, kui tahad sealt august jälle välja tulla, siis teed siin kõrval topeltkliki. Mul tuli hea võrdlus, et see on nagu pildiraam. Et pilt oli enne see, tegime ja nüüd on nagu raam. Ja, aga see on selles mõttes eriti põnev pildiraam, et seda pilti saab siin sees nihutada. Paigutada, kuhu sa tahad ja suurendada vähem. See raamist välja paistab. Et sisuliselt võid ette kujutada niimoodi, et sul on raam ees ja siis sa vaatad sinna mudelruumi sellega. Aga nüüd mul on selline jultunud ettepanek, et me võiksime selle raami siit praegult ära kustutada, sest seda meil tegelikult vaja ei ole. Nii, et kui nüüd keegi on minuga, siis valime selle raami ära ja kustutame ära, et seda tegelikult meil vaja ei ole. Nii. Miks meil seda vaja ei ole või? No, ütleme, lähema 2 tunni jooksul saad teada. Nii, aga jah, et selle ebavõrdsuse likvideerimiseks kustutame kõik selle raami. Teistel ka ära, ima teab, nüüd on süda rahul. Nii erutas see. Ja nüüd võtame siis ette, muidugi see erutus varsti veel hullemini, aga et kui me paberi peale läksime, siis sellele pikale ribonite nimekirjale lisandus veel üks ribon,
mille nimi on siis layout. Ja siin on siis esimene nii-öelda alajaotus või aken sellest ribonist on selle layouti nii-öelda ettevalmistus siin. Et siin saab muidugi teha ka uusi neid layout'e, aga see käib lihtsamalt siit plussiga. Aga teine, see page setup, see on meie jaoks nüüd oluline. Ja page setupu aken, mis avaneb Macis, vist nii nõmedat akent ei avanenud, aga et see on siis nüüd üks selline paljudest AutoCAD-i iganenud jäänukitest, et seda vahepealset akent ma ei ole veel aru saanud, milleks no võib-olla importimiseks saaks kasutada siin mingit moodi ja ma ei ole kunagi kasutanud. Igast, et me lähme siit edasi Modify'ga. Jah, üllatust, täitsa tuttav aken ju. Noh, mitte sarnane, vaid ongi ja ainukene erinevus on pealkiri on teine, et enam ei, mis on, ei ole puudu, midagi puudu. Ei, ta on landscape. Kõik on sama. Ja, et lihtsalt pealkiri on teine, et siin on page setup, et ei ole plott, et siit ei saa otse plottima panna. Nii, ja nüüd juba tuttav liigutus, valime siis mingisuguse printeri. Ja näiteks. Ja jällegi otsime siis selle ISO Full Bleed A4 üles, paneme selle portreiti, et seda me kõik oleme juba siin teinud. Ja tegelikult rohkem ei olegi vaja teha, et siin ei ole meil vaja skaalaga praegu absoluutselt ennast vaevata, samuti ei ole meil vaja vaevata sellega, mida me trükime. Ja okei, just nimelt. Review on ka tühi ja close. Midagi ei ole vaja, ainult paber ja printer. Ja portrait. Ja portrait, jah. Paber, printer, portrait. Nii, ja nüüd meil ongi siis A4 paber ilma nende nõmedate prindialadeta ja siis sa valisid vale paberi, sa oleks pidanud ISO Full Bleed A4 valima. Ja ISO Full Bleed pidi olema. Nii, ja nüüd lõpuks ometi on see full bleed, tõesti full bleed, nii et me saame selle raamjoone, mis siis iga joonise vormistuse üks selline element on. Saame siia teha nüüd koordinaatide järgi, et ei pea siis hakkama siin mingisuguseid muid trikke kasutama, mida siis aegade jooksul on kasutatud. Et kuna siis vaatame, mis meil kiht on, 0 kiht, okei, 0 kiht võib täitsa olla. Kui ei ole, siis ma soovitan mõnda sellist kihti, mille peal teil joonist ei ole, et kui teil ei ole sellist kihti, kus mingit joonist ei ole, siis peate tegema selle kihi, et minul tõltega ma ei mäleta, kas mul on 0 kihi peal, äkki ma pean ise ka tegema uue kihi. Ma teen igaks juhuks uue kihi, ma tõesti ei mäleta. Et teeme vormistuse jaoks kihi. Et lihtsalt valite tagasi layouti ja siis sinna modelisse. Ei pea modelisse tagasi minema, lihtsalt õumriboni peale. Hoovi pealt tegid uue. Jah. Miks seda? No lihtsalt sellepärast, et muidu kui sa paned mingi kihi kinni, siis kaob sul vormistus ka ära, et seda ei juhtuks. Nii, saite vormistuskihi tehtud, siis me võtame ristküliku tööriista, rektang tööriista ja esimene nurk läheb siis 20.10 punkti. See tähendab siis seda, et paberi vasakus servast raamjoon hakkab 20 mm kaugusel ja alumisest servast 10 mm kaugusel. Rektang on ka home riboni peal Draw aknasse ristküliku tööriist. Ja kui see rektang esimest punkti küsib, siis kirjutate 20,10 ja vajutate Enter.
Nii, nüüd jällegi on need erisused ristkülliku joonistamisel, et kes siis, mina soovitan kasutada seda varianti, et kirjutate siis 180 laiuseks, 180 ja komaga teisaknasse ja 277 teisaknasse siis. Ja vajutate siis Enter. Et need mõõdud on siis juba arvestatud see kõik, mis varupaberile sa ei tohi olla seal punkti peal. Võt nüüd kui sa on mingi nupu peal, siis ta ei saa aru, et sa... Miks me tegime see 20 ja 10 lihtsalt hakkab kirjutada? Kuidas? See 20 ja 10 alguses panime. No see on selle punkti asukoht, et siia jääks kõik, mis serv. On seda 20. Ja. 20,10. No, ja nüüd teine. Teine on 180,277. Jah. Nii. Aga mul on nagu midagi pärast nagu siin ka ei ole. Siin on samamoodi nagu tundub. Nii, kas Liis saab aru, mis seal probleem neil on? Tuli sinna poole. Ei, teil on tegelikult vasakust ja ülevalt ka laiem. Ei saa aru, mis on siin juhtunud. Tähendab, vaata, kas dünaamik on sees. Ei ole. Tehke uuesti dünaamik input. See tünne. Võtta see maha ja uuesti. Saabki korrata, see on hea. Miks see pidi sees olema? No sellepärast, et kui dünaamik input sees ei ole, siis ta võtab siit lehe alumisest nurgast neid teisena antud mõõte. Teistel olema dünaamik input, nagu patarei ja pluss. Siis ta lähtub praegu lehe servast. Tähendab, kui dünaamik sees on, siis ta lähtub esimesest punktist, selles me esimesena määrasime. Ega sa ei pea mitu korda tegema, tuleb üks kord õigesti teha, aga ma ei tea. Oli sees, on ju sees. On ju teises kohas. Ikka on seal. Nii, kannatate siis selle pausi seal videoses ära just. Nüüd jääb mitte võtma tegema. On ju dünaamik, ikka mingisugune. Jah, numbrid võib küll õige. See suurema. Aga sul Hannes viskas teistsugused kirjutas selle teksti käsureale ja komaga. Et siis kuhu sa vajutasid? Ma ei vajutanud kuhugi. Ei, see, kuidas ta numbreid sisestasite, see oli teil erinev. Tähendab, Janel on ilma selle ätita, minul on äti. Dünaamik paneb selle äti ette. Ei, oli ju, tegi just uuesti. Las nüüd Jane teeb ise, vaata. Vaata, ole siin, kuidas Jane teeb ja ta tuleb sama. See on siis ei päristatud. Mina võtsin siin. Ja hakkasin kirjutama, nii nagu mulle öeldi. Hakkasin kirjutama oma. Ja no nüüd sul tuleb teismoodi. Ja enne tal tekkis tekst siia, ei tekkinud siia lukku ega sellist.
Aga vaatame siin riiljal kohe samamoodi. Või sama. 20,10. Ja nüüd sul läheb. 10. Ja nüüd on nüüd on hea, sest mul tekkis see küsimus, et kuhu ma selle numbri kirjutan käsu peale. Ei, nüüd läks lõpus. Koos koma asemel kuutu. Et okei, täpsustus see, et hoidke kursor. Lehe peal. Lehe peal. Ja selle peale kohe ei tulnud. No vot, siis mul tekkiski küsimus, et kuhu ma selle numbri sisestan, et pole numbri sisestus välja. Selge. No vot, nüüd on läbi igade. Et siis videosse ka, et kursor hoida lehe peal, siis tuleb välja. Yes. Nii, ja valige see joon ära ja pange talle siis mingi jämedus, et oleks siis jämedam. Muidugi, see on jälle disaini küsimus, et võib-olla mõnele meeldib just, kui see raamjoon on hästi halvasti nähtav, et hästi õrnakene, et disaini võib igasuguseid olla. See on nüüd see, mis paberi peale ka välja tõuditakse, see raam. Muidu on see pideva jämejoonega üldjuhul. Üldjuhul jah, eeskirjade järgi jah, aga kuna aiakujundus on nii loominguline tegevus, siis isegi näiteks need kirjanurgad mõnedele käivad nii närvi, et nad ei kannata neid sugugi silma otsaski. Nii et mina praegult näitan küll kirjanurga tegemist, aga tegelikult siis mõni disainer eelistab vaba graafikateks, et peaasi, et see jutt on siin olemas, ega see ei pea raamide sees olema. Nii, aga kuna me siis siin koolis teeme raame, siis me kordame seda ristkülikut ja teeme siia nüüd teise ristküliku selle lehe alumisse serva niimoodi, et esimese nurga saab paika klikkida siia selle külge ja teise nurga paneme siis 180,50. Kursor on paberi peal. Jah. 50. Nii. Ja hakkas mulle see ristkülikute tegemine meeldima, teeme veel ristkülikuid. Et nüüd jällegi sellest samast alumisest vasakpoolsest nurgast teeme siis ühe ristkülikule, mille mõõdud on siis 60,15. Template ei ole seal. Kas seda on võimalik template'ina salvestada, jah? Ja erinevatest, et ma saan erinevatest failidest. Nii, kas see 60 ja 15 see kast on ka olemas, jah? No siis teeme veel kasti. Nii, nüüd on väike erisus, et esimene nurk läheb nüüd selle viimati joonistatud kasti vasakpoolsesse ülemisse nurka. Ja mõõdud on 30 ja 7 sellel. Need on muidugi vaba, eks ju, et tegelikult annestad lihtsalt ühte näidet, et ei pea kirjutama neid. Ma ei ole ühtegi õpilast näinud, kes oleks nõus oma mõõtudega tegema. Ma ütlen, et ehk avapoodi. Mis need mõõdud on? No, aga siit sa saad mingi aimdi selle suurusjärgu, mida võiks teha. Et see oli siis 37. Veel vaja sul teha kolmas. Nad lähed siia peale. Ja siit nurgast siis näed 60, 15. See väike kast ja kõige esimene oli 180 ja 50. Et sa saad siit oma joonida kontrollida. Nii, ja selle viimase kastiga on niimoodi, et kui teile just hirmsasti ei meeldi kaste joonistada, siis me võiksime seda nüüd kopeerida. Aga tähendab, ma ei tea,
kas te tahate kopeerida või tahate arreid teha, mõlemad saab teha, et no teeme arreiga, et võtame siis arrei ja paneme, et teeme 2 tulpa, vahed on 30, ei tulegi 30 ja 3 rida vahedega 7. Nii 37, jah. Aga nüüd ma võtaks selle assotsiatiivsuse siit välja praegu hea meelega. 2 ja 30 ja 3 ja 7. Mul on total näiteks. Tähendab, sa need numbrid muutsid 30 ja 7 ja on ikka vahet sees või? Ära muretse, siis pärast kaob ära. Nii, aga võtke see assotsiatiivsus ära, sest me tahan siit 3 lahtrit veel. Ja siis võtad ära. Neid ei muudetud seda võtama. Kus ma saan aru, et ta on ära võetud? Kui sa peale klõbistad, siis ei saagi. Ühe korra teed peale, näed, jääb siniseks. Ta peab olema sinine. Mitte sinine, siis on mitteaktiivne. Nii, ja siis kas enter või close array. Ja nüüd need 3 kasti kopeerime küll, et neid ei hakka arrayga panema, et need paneme siis siia vastas seina vastu neile. Valisime aknaga need ära niimoodi ja siis copy selection ja baaspunkt ja sihtpunkt. Et selle kirjanurga te võite endale blokiks ka teha ja sinna tool paletsi panna näiteks, kui üks selline variant on ka. Nii, nüüd selle vahepealsed kastid, nende mõõtusid ma teile ütle, et need saab joonistada objekt snapiga siin, et ja ma joonistan kõik kastid üle lihtsalt lõbu pärast. Et eks see kastide süsteem on sellest ajast veel, kui käsitsi joonestati, et tegelikult arvutiga saab neid asju teistmoodi teha. Mina tegin kõik kastidega. Teha kastidega ka. Ristkirjalikult tahab teha. Enda arvumist. Siis parem kuidas on Aanestegi kastid. Kastiga tegid joone. See nurk jääb selle joone peale. Jah, aga pane siis snapi riistu rohkem pisse. Pane see Nearest ja need kõbaks. Nearest on saatanast ära. Okei, siis paralleel. Paralleeli, seda ei ole ka eriti vaja, aga ülejäänud. Praegu ta ei näita, mine korraks siin. Aga see foto. Aga vaata, siis me tead, mida tavad. Jah. No hea. Ja, seda mida. Just. Kui täna. Jah, just. Üks alumine kast keskel. See. Et
miks ma need tegin kastitööriistaga on see, et kui ma nüüd Geometric Centriga sisse lülitan, siis ma saan nende kastide keskele pärast neid tekste hästi panna. Jah, et versus joonega tehes. No, teeme ära selle viimase kasti. Mille tuli enne päälejoone? Ei paistanud kaksemuna. Mul ka ei paista. Okei. Jah, küsin, aga... Joone jämeduse näitamine tuleb sisse lülitada, siis paistab. Jah, et annestati siis kirjanurga raamjoone ka jämedaks, mis ongi standardi, või noh, ütleme, ma ei tea, kas ta standardi järgi nõutud on, üldiselt nii on. Ma veel puudu. Kõik on olemas. Nii, nüüd on meil kirjad puudu, et jah, et mul on jälle raske valik, et on kaks tekstitöörist, on single line tekst ja multiline tekst, et tegelikult siis multiline tekst on natukene arusaadavam, aga single line tekst, noh, samas ma umbes esimesed 20 aastat AutoCAD-i kasutamisest kasutasin ainult single line teksti, siis mulle tundus see nagu normaalsem, aga ma näitan teile mõlemat ikkagi, et ei hakka siin teid alahindama. Et võtame siis, kuna single line tekst teeb siis ühe tekstiri ja multiline tekst teeb mitu tekstirida, et võtame siis kõigepealt single line teksti. Nii, nüüd kellel on siis seal käsurea peal ainult üks rida näha, siis see ei tea nüüd praegu ei teksti kõrgust ega seda, kuidas siis on see justification ja milline on teksti stiil, seda te siis peate nii-öelda ise aimama. Aga mis puhul ta näitab ühte või mitte, minul näitab täitsa numbreid. Teksti kõrgust näeb. No väga hea, siis sul on hästi. Aga mul on see annotatiivne nõu. No hetkel sellest ei ole probleemi, paberi peal ei ole tähtis, et oleks annotatiivne. Annotative, vabandust, mitte annotatiivne. Et mind häirib praegu justification, keda see ei häiri, see justify, et ta vasakust servast kinni hakkab, siis muidugi võib ka sellega edasi lasta, aga mina olen siis lasknud nii kiusu pärast panna keskele selle kinnihakkamise punkti. Et kasti suhtes siis, kuidas ta teksti paigutab, kas vasakusse serva või kasti keskele? Jah, et kui nüüd seda justify'd tahab muuta, siis peab, kas Maci kasutaja peab siis trükkima J, aga Windowsi kasutaja võib siis klikata selle justify peale ja siis tuleb kõik see valik, mis on siis võimalik valida. Ja kõige sellisem, kõige kesksem valik on siis MC ehk siis middle center. Jah, et siis paneb kahte pidi, nii horisontaalis kui vertikaalis selle teie teksti kasti suhtes tsentrisse, jah? Nii. Nüüd jutt muutuseks, et nüüd ta ei küsi enam siis teksti alguspunkti, vaid küsib teksti keskpunkti. Ja noh, võtame siis kõigepealt selle esimese kasti, napsame sinna Geometric Centrisse, ma loodan, et teil kõigil näitab seda Geometric Centrit. Snapi juures see sisse lülitada, ei kolmnurgast. Geometric Center linnuka ette, kui ei ole. Et Macil seal kõrval seda kolmnurka ei ole, et Macil tuleb parem hiireklikk teha seal selle Object Snapi ikooni peal. Nii, kui me nüüd klikkame, siis ta hakkab meie käest järgmisi küsimusi küsima. No, väga tore, isekas inimene meeldib. Tore. Esimene kord keegi hakkab ometigi vastu. Nii, nüüd see, kui meil on lahter 7 mm kõrge, see tähendab, et me võime kasutada maksimaalselt 3,5 mm teksti siin, et see on jälle standardiks.
Aga võime kasutada 2,5 millimeetrist teksti. Jälle ma kedagi ei sunni muutma, aga ma ise panen 3,5. Siis ma saan väikseid tähti ka kasutada. 3.5, vabandust. Nii, ikka ta ei ole veel rahul. Nüüd ta tahab teada, mis nurga all ma kirjutada tahan, et seda single line teksti saab panna igasuguse nurga alla. Ja kui ma nüüd siin kuskil lolli peaga hakkaksin klikkima, siis ta panekski mul selle teksti nurga alla. Et kõige kindlam on vajutada siis lihtsalt enter, sest see kolmnurk sulgudes on vaikimisi valik, mis on siis 0. Ja nüüd ma saan hakata kirjutama, et nüüd käärime käised üles ja hakkame siis romaani kirjutama. Nii, mis me siis esimeseks paneme? No paneme esiteks, et see on siis autor. Nii, kui ma nüüd enter vajutan, siis ei tule mitte selle teksti teine rida, vaid tuleb uus tekst. Joonestaja. No paneme juhendaja või tellija või. Nii. Ennem oli see teksti nagu asukoha määramine, ma ei pannud nagu mitte keskel, ma panin lihtsalt keskel. No, jäi sama ilusti keset seda platsi. Õnneks saad muuta ja tähendab, aga mitte praegu, vaid siis, kui see teksti trükkimine on ükskord lõppenud. Nii, et põhimõtteliselt võib kõik selle jutu niimoodi üksteise alla ära kirjutada ja siis pärast õigesse kohta tõsta, et et sellest tööriistast lahkumiseks on vaja 2 korda enter vajutada, et kui tühi rida jääb, siis ta jääb rahule. Ma ei tea, et selle kohta mingit reeglit oleks. Ma ei tea, kas Liis teab. Kas selle kohta on mingi reegel, mismoodi selle mastaabi kirjutad? Ei, no, nii ongi. Uus ei ole nii oluline. Kui sulle meeldib... Isegi ilma emmita, kui tahavad. Ja kui sa tahad tühikut ette, jätta tühik. Et leidsid üles, kus sai muuta. Jah. Eos seda punkti nagu tsentri, seda nüüd tegi joone peale, see keskelt ja ma olen praegu see.
ei PL, sest see on siis ma valisin PLC. Automaatselt näitab ju seda, et kõik ei lähe üldse sinna vasakule. Jah, praegu jäi nüüd nagu sellest siia poole. Meil on DL-i proovida. No automaatselt, et juba siin näitab vaata seda, arvan, et siin juba näitab seda keskelt. Aga Annes, kuskil oli see valib laiemalt avatav, vaata, et ma võtsin selle teksti ja siis nägin, mis see millisenter ja värgid on. Et praegu tahaks nüüd, et jääks alla keskele, milline vasakule keskele. Vasakule keskele. No selles mõttes jah, kasti keskele. vasakule, aga kõrgusemalt keskele. Jah, et sellist päris ei ole. Ta küsib, specify middle point praegu. Jaa. Et nüüd hakkas... Lihtsam on niimoodi vaadata siit, et jah, seda ma mõtlesin, et nüüd olenes sellest, kus sa selle hiirekliiki ka tegid. jah, see üks nendest sinistest vaadatakse seda. Aha. Nii, aga et see video nüüd liiga lohisevaks ei läheks, ma näitaks selle multiline teksti ka ära siis. Aga kas teised seda kuupäeva nägid, jah? Ei näinud, ma ei näidanud kellegi. Ma isegi ei öelnud. Aha, et võib-olla teisi kaasa huvitab, et kui võib, siis ma paluks seda korrata. No hea küll. Et tore on siis see, jah, et ise ei pea üldse kalendrisse vaatama, et AutoCAD ise teab, et kui teil on siis teksti töötlemine nüüd või sisestamine selle single line tekstiga pooleli, siis kahjuks mujalt ei ole võtta, kui siis parema hiireklahvi alt avanevast menüüst on siis insert field variant ja save date on siis kaval panna, et siis ta iga kord, kui salvestate, uuendab kuupäeva. Ja siis tuleb panna okei. Et kirjutamise käsk on pooleli, parem klikk. Ja kui kellelgi on see fotograafiline mälu, siis põhimõtteliselt võib sinna selle insert fieldi asemel võid kirjutada sellise jutu. S-tähe allpool nimekirjas. Et see algus näitab nimekirja niimoodi, aga siis kui
Aga muidugi kõige parem, kui sa ei tahtnud seda kui teenistada kaasa. No mingid tempel on siis paigal. Ma ei tea, käi keskele. Kopeerisid. No ma näitan sulle, et üks on sul paigas, et näiteks mina oli kui esimesel tehtud ja ei olnud, ütleme siis minu tehtud, et kui sa kopeerid, siis sa valid selle teksti kopi. Nüüd lõpeb talle selle baaskohti, mingi kindla nurgana, ma võtsin selle. Nüüd ma teen lõps ja lõps. Ja nüüd alt ei kustata seda vana ära. Ja siis kuulasin selle lihtsalt ära. Et see baaspunktis oli küsimus, et kus ta selle võtsid ja kuhu ta kinni napsas. Et Janel ka, kui üks on õige, siis teised saab kopeerida. Ei ole üldse. Ma tahan maha. Jaa, aga ma tahan neid teisi jamasid peale saada. No aga nii ja nii, et ei liita. Seda või? Aga ma ikkagi ei saa seda loogiliselt aru. Ma loogiliselt aru ei saa. Siis on maailma lõpp. See on maailma lõpp selle pärast. Nüüd on mul nii. No las siis olla, kui see teeb klappis. Nüüd paned siis vajutada keskkotta. Näilid niigi ja nüüd see näitab nüüd nagu keskel teda. Ma salvestasin kolmanda mälus muideks. Jah, ongi. Ja ette. Ja kirjutan. Ja nüüd on keskel. Ta näitas selle ruududest. Keskel. Ei ole õige. Vasakult. Aga siis selle properti alt muutusega. Et selle vasakult alustamisega on see asi, et siis tuleb see suht silma järgi alguses paika panna, sest ega ta muidu on vastu joont sul. Jaa, ma tahan ikkagi sellest nurgast. Ja ta ütleski, et peab silma järgi paika panna. Valis praegu selle keskpunktist ei olnud keskpunktis otsa. No vot see mind häirib, et mis ta vaikimist, siis kui mul on middel või no ütleme leht isegi valitud, siis ta näitab nagu seda alguspunktina. Käsitsi vasakule, siis valime middel leht. Ei, tähendab... Valime kasti nurga. Nii, ma võtan selle single line teksti, panen justify endal siis selle middle left. Lihtsalt middle või? Middle on kurat ja kus. Või ühesõnaga, no vasakusse on vaja, noh. Et siis on left, jah? No, paneme left. Nüüd on start point. Ja nüüd sa pead panema siis selle teksti nii-öelda alumise vasakpoolse nurga paika kasti. Või siis sa muudad seda pärast nagu siit. Ja nii, et ma tegin kliki siia ja siit hakkas kohe kirjutama ka. Aga noh, see on nagu ebatäpne. Kui sa tahad, et see hakkab siit, siis see lihtsalt leht ei ole hea. Jah, ikkagi nii küll, ja peab kliki tegema. Siin on muidugi nüüd oleneb see kõik see meetme.
ei kakatu. Ühesõnaga, sa nihutasid praegu tegelikult jõuga lihtsalt. No mina nüüd kontrolli seda. Kõrgus mõttes või sobib meile, et suur tähed peabki vahtuma. Ma leiutasin seda. Ja nüüd sa saad võtta siit kopi ja võtta selle. Aga mis mood see siis või tähendab, mis see oli meil tsenter lihtsalt? Ja algus vaikimisi on lehtel. See on middle left. Mitte middle left, vaid lihtsalt left on see, mis tal vaikimisi on. Jah, vaikimisi on. Leht tegid ära ja siis jõuga lihtsalt. Praegu tegin. Jah, aga tee nüüd siin ja see. Ja noh, sul tegelikult need asjad on juba meeles. Kui on jälle ikkagi ma nüüd selle tsentri selles maha. No ta küsin tegelikult rahaline teema selles, et ma saan nagu jõuga ikka. Kui mulle ei meeldi see koht, siis ma jõuga lihtsalt ütlen. Jah, aga muidugi võib võtta, kuna need kastid on samasugused, siis võtad selle kopi, sest see teeb selle asukoha kohe. Et sul, Jane, oleks ilmselt seda tabelit kirjanurgana kasutada palju lihtsam, et see alluks su loogikale. Et ma olen siin kursustel teinud seda tabelit ka kasutanud kirjanurgana, põhimõtteliselt on see täitsa võimalik. Kontroll ja noolega sai jõuga liigutada. Jah, kontroll ja nooled üles jälle. Saad liigutada? See on praegu 2. Praegu jälle. Jah. Äkki lihtsalt paremini jätta. Teete läinud. No, üle. Aga kopiga ei teinud seda. Oota, aga kuupäev on alli taustaga sellepärast, et see on automaatne. Välja tõlkib ilma alli taustaga. Jah, aga kui sa võtad... Minu matemaatika loogika sai ka paljusid asju, pean saama sisu põhjalikult teada. Tema tuleb täpselt sama. No mina tahan ka teada, aga ma ei oska alati seletada kahjuks vist nii hästi, jah. Ma ise olen taustad, ma olen matemaatik. No, ja see matemaatiline loogika. Et ma olen Matafysa eriklassist, nii et peaaegu sama. See loogika, kaasandusloogika, see segab palju. Aga no minu loogika jälle kuskil maal lõpeb ära otsa, et kui ma üritasin ühele programmeerijale lähteülesannet teha, siis ei suutnudki sõnastada, et täitsa perses. Nii, kas nüüd lähme multilaini juurde või? Või tahtsid veel single line? Ei tahtnud, ammu tahtsin juba multiline teksti teha. Kõik me olen valmis minema multilaini. Ja et multiline tekst on selles mõttes nüüd täiesti teissugune, et ta ei küsi meie käest mitte teksti algust, vaid ta küsib meie käest kasti, kuhu sisse tekst kirjutada. Et tekst on ikka siin annotatiivne kõrgus 3,5, nii nagu viimati tekst sai tehtud, aga see kast tuleb talle siis näidata niimoodi, et üks klikk ja teine klikk nagu selle ristkülliku joonestamine. Ja nüüd on need samad Chatifi probleemid, mis siin ärritasid. Et on siin muidugi need kenad kastid, mis on siis tekstitöötluses ka, aga kõige kindlam valik on nii-öelda see
menüü siin jälle ja selles siis mina kindlalt olen ikka jälle selle middle center'i poolt, sest see on ainuke, mis hoiab sealt äärejoontes seda teksti eemale. Nii, ja selle piduliku koha peale võiks siis kirjutada selle uhke õppeasutuse nimetuse, kus me siin siis Metsakool. Nii, ja nüüd on jälle võimalus, et kas nüüd kopeerib teise kasti või siis peab tegema uuesti selle kõik läbi, et kast ette, justification ja siis siia kirjutate näiteks, siia võib panna, tavaliselt ma isegi olen pannud siia faili nimed, et see on võib-olla kõige parem. Faili nime. Ja. Insert. Insert field. Ja. Ja siin on siis võimalik valida kas ainult faili nimi või ainult see asukoht või siis asukoht ja faili nimi. See on väga hea selles mõttes, et kui mingi trükk on, et siis saad ise ka paberi pealt vaadatud, kus mu see fail digitaalselt asub. Millises kaustas või kust pääseb ligi, väga hea asi. Nii, siia keskmisesse kasti võiks siis kirjutada selle, mida me siis siin õpime. Või tegelikult võib ka töö nime kirjutada, kellel on mingi töö. Minul töö nime ei ole, ma kirjutan siis. Sul on istutusala tuleb pärast siis teise kasti äkki või? No järgmisesse kasti ma võin istutusala kirjutada. Ja, et see on nagu siis, et sul on alati mingi projekt tegelikult, eks ju tervik ja siis on selle alama. Ja, et sellesse kasti peaks nagu projekt tulema. Et praegu meil on näiteks aiakujunduse kursus ja siis on näiteks kolmvaade või vabandust taimekompositsioon või pealtvaade ja eestvaade, eks ju, siis tuleb siin alumisse kasti. Et alguses ei ole vaja siis üle pingutada selle mõtlemisega, kui kõrge see tekst on, et teksti on alati võimalik pärast propertist aknast muuta, et kui teil peaks olema millegi pärast tekkima tahtmine suuremat teksti panna. Kas ühe klipiga sai väike tähed suurte tähtedeks ka? Ole päris kindel. Võib-olla saab. Jah, kuskilt kindel. No on küll jah, ma leidsin üles. File name. Oli file name meil see jah. Ja, see kõik kuskile mujale. Sinna kõige alla paremas kastideks minema. Ja võime logo panna. Teie firma logo näiteks. Alla paremasse või siia või? Siia tavaliselt läheb tegelikult lehe number, aga... Ja seda ka oleks vaja, et kui, eriti kui on rohkem lehti, et sul on nagu projekt 20 joonist ja see on siis 5 näiteks. Et ma kirjutasin praegu joonis 1 siia, tegelikult see oleks pidanud nagu siia rohkem pigem soovni. No võt, ühesõnaga, tegelikult kirjanurga see paigutus ja see on kõik vaba, et sa võid nagu mida rohkem, mida vähem, suuremana, väiksemana ja tõesti siia igasuguseid, võib-olla sul on mingid allkirjastajad ja ülevaatlejad seal on, et siis vastavalt sellele, mida vaja panna on. Aga see on jah hea tava, et kui on üks leht, siis ei ole hullu või on mingi enda nii-öelda esialgne kavand on jah, aga kui on rohkem, siis paberiformaadi sa panid sinna. Ei pannud tegelikult, see on arhitektuur 1 või AR1. Ei nii, kuidas tahad.
No, mina seda joonise formaati üldiselt ei pane, aga muidu iseenesest võib panna. Jah, et võib panna nagu ka, mis suurus paber see peab olema. Mõnikord on mingid paljundused tehtud mingist üks asjast, et siis on teada. Ma panin näiteks sinna joonist panin nagu selle inserdiga, joonise nimi. Jah. Aga ma tahan seda muuta. Tee topeltklikk. Topeltklikk, et 2 klikki siis aktiivselt. Aga ma tahaks nagu, et meil ei ole nagu välja ja sellest käsitlemist aga siis sa lihtsalt kopeerisid nagu, võiksid selle ära kustutama siis ja käsitsi tahad ise sinna midagi kirjutada. Jah, aga ma ei saa seda välja. Fieldi välja nagu või? Fieldi jutu sisu sa muuta ei saa, jah, kui sa seda mõtled. Ma tahtsin nagu fieldi ära võtta, et ma ei näitaks fieldi, vaid ma tahaksin kirjutada ise käsitsi. Panna nagu ala link on avatav siit. Ei, no tähendab, terve selle fieldi sa saad küll ära kaotada. See on natukene segadus tekitus. Seda ma ei taha, ma tahaks lihtsalt kirjutada sinna joonis 1. Jah, siis ongi tegelikult, aga see muud valikut ei olegi, kui see field tuleb, siis kas läheb peale, et muud varianti ei ole. Jah. Aga sellel ei saa.